Ja, et see on nagu põhimõtte küsimuseks, et kaks täiskasvanud mängivad lihtsalt selle võimalusega. Kaks täiskasvanud mängivad, et tegelikult nagu Ingrid mängib seda mängu, ütleme, et ta tahab tegelikult mind näha, ütleme, ma ei tea. Ja siis ma olen sellest küll nii aru saanud, et siis kasutab ära lapsi selleks, aga noh, mul ei ole põhjust selle mänguga kaasa minna, mis ma seal mängin välja. Et võib-olla veel paar aastakest ja siis kõik see asi nagu settima ja siis, et sa saaksid ikka lastega suledes. Seepärast, et ma kujutan ette, Ingridel on ka seal see mingi ühiskondlik või vanemad ja sõbrannad ja kõik äsa talle, pane talle, näetaki, ta on see, tema vanemad seal ka, eelmisel suvel, kui Ingrid käis seal Malaisias, siis tal tõrvast nagu kasuema helistas, et lapsed on, helistas mulle, et lapsed on tõrvas, et tule too nad ära või et tegele nendega, jah. Ma ütlesin, et hea küll, me tuleme Irjaga kohe, et võtame lapsed ja kõik. Ei, seda kurjategijad siia ära küll too, kuidas ma lähen niimoodi? Irjal on ka paha ja ma ei taha ju teda ka, et teda seal nagu hakatakse siis nagu mingit kotti loopima ühest õigust teise. Milleks? Võta vanad nad juba on? Üks on nüüd saab 11 ja teine saab 4. Sul annab tükk maad oodata enne, vaata kui nad tiinet kõike jõuavad, siis nad juba hakkavad ise rohkem oma ajudaga mõtlema ja teevad järelt. Siis loodame, et selle ajaga ei ole nad nagu ajud pehmeks tehtud. See kurat lõhnes kokku. Ei ole siin midagi rääkida. Ärme loome Hinnale roosilisi perspektiive. 7 aastat pead sa maksma vähemalt elatusraha 2 lapse eest. Siis on muidugi läheb käib. Mul on 5 aastat järgmiseks 5 aastaks on põhimõtteliselt kokku lepitud. Et ei pea maksma. Et läheb see tasaarvelduse süsteem. Ja alati on võimalus kohtus võtta see sõna elatis. Võtta see ette tagurpidi. Alati on võimalik laps ära süüa. Jumal, ärge aga õudus uuesti. Räägi millestki muist. See on nagu kurr. Ma ütleks, et kassi isad, kes ei taha alimente maksta, kassid jälle. See vada. Ei, ma arvan, et nad on lihtsalt vahend, et sulle natuke ka kätte maksta. Selles mõttes, kui te teab, et sa oled lastesse kiindunud, sa armastad neid, siis on jube hea vahend sulle selle ka aiget teha. Naiselikust aspektist ma arvan, et see oleks kõige lihtsam viis, et muuga ei ole võimalik, ta võib sust halba rääkida, ta võib... Kell oli palju. Ma ei saanud koju minna. 7 kilti oli vahet. Ja ma tegin nagu vastu ettepaneku, et aga mine ise koju. Jolaga rütlane aktiveerus ja ütles, et jah, aga enne lasku põlvili ning. Olav oli nii veenev, et sealt võeti siis mind ja Olavit ja veel enam kõiki, kes digituses viigisid näiteks täiesti mäluaugus apaatne lavastaja Kalev Pudu, kes ei suuteline mitte millekski. Aga kaua teid vangistus võeti? 2 päeva olid kinni. 4 ööpäeva. Nii kaua? Keegi ei tahtnud maksta? See oligi nii. Lõigu vaid. Ja ei tahtnud täpselt maksta. Opa oli kohtus väga pahane, see oli lahtine koht istung, võtsin. Ja mina jõin tänaval nagu õlut ja siis Aapa oli nagu väga nurises sellele, et tema nagu korra jõi ja siis 4 päeva, aga mina nagu kohtu istungi arvan. Seisab kohtumajas reti peal õllepudel käes, politseinikud käivad mööda. Kedagi juhitud. Aga kus teil oli Boris kuskil nagu ikka mitmekesi? Tartu uues arestimajas. Sellest, me tegime sellise Ameerika sellest, et panime kunstnik Albert Kulgi panime joonistama kohtuistungit ja kirjanik Jüri Elvisti panime protokollima. See ei ole midagi. Ekspressis oli 2 lehekülge. Millal see oli? See oli samm, eks ju. Aastaid. Nüüd sai päevade sees see oli siis, kui Naki raamat ilmus. See oli siis 2001. Kõik 2. See oli väga vahva, sest ma müüsin selle kohtu junni peale, müüsin oma esimest proosaraamatut väga hästi. Nägid sa? Üks käsi pole elus ilma mõtteta. Tore. Okei.
mis ühesõnaga nüüd te lähete 2 sinna ja siis on kohtuistung läbi, mis plaanid teil veel on? Siis ma ei tea. Koduminek või? Et me tuleme siia hängima jälle. Jätkame asjad siia veel. Siis me võib-olla käime seal Diskres ära ja. Käige seal kindlasti, see on hästi vähe. Kui sa vähe viitsid minedega kaasa, viitsid see vaatama. Kumus mõtlesime ka tegelikult käia. Ma ei tea, kui palju me jõuame. Oleneb, kui kaua see kestab, see kohtuistung muidugi. Võib-olla on ikka nakk kohe. Oleneb, kui palju sa lolle küsimusi esindad. Kui sa väga palju lolle küsimusi tõesti 3 tundi ka kesta. Mina ei venita seda. Kui sa viisavalt mitu korda loed sõna elatis tagurpidi, siis võib see kohtuistung venida ja väga pikaks. Huvitav on see, et kohtuistungus kuulutati kinniseks, mis mõte, et kõik niikuinii Inno ju kirjutab oma blogis sellest, saad aru, eks ju. Pidevalt, et ta kirjutas detaili, tegi väga mustis maaga ühe osa sellest on ju, et täiesti mõtet on kuulutada seda kinniseks. Aga kas siis ei jaganud, siis ei ilmunud veel järjejutt vaata vist, kui see kohtuistung oli? Ei, siis ei ilmunud, jaa. Nendel ei olnud vist aimugi, et see järjejutt üldse hakkab ilmuda. Aga ma arvan, et see oli hea promo, vähemalt blogile selles mõttes. Ja et naljakas on see, et kui nad ka nüüd nagu kuulutavad kinniseks, siis sa võiks demonstratiivselt naerma hakata, et jaa. Ei no kohtunik oli juba väga selline hästi sõbralik oli, ta helistas mulle nüüd nädal aega tagasi. Aga kohtunik on väga sõbralik, jah? Sellepärast, et langege sellisesse lõksa. Mind pandi vangi sellise huvitava süsteemiga, öeldes, kas te võtate omaks seda, et te ütlesite politseinikule sõnu, mida kohus ei hakka siinkohal kordama. See oleks pidanud ütlema, et ma ei saa aru. See on. Kas need kirjas olid vähemalt? Ei olnud. No kuidas siukse asja? Puhas hull, ta ei mäleta õieti. Politseinik oli Tartu kõige parem politseinik, ta oli kiituskirja saanud veel oma tubli töö eest. Tema nimi oli Tilling. Tilling või? No päris aga kõik naerma alati, kui tema nimi öeldi. Aga mis sa karistuseks said siis? Ma sain 4 ööpäeva see oligi kõik, et aresti ja politsei valvas minu ühte asja, mida mul ei oleks tohtinud olla. See oli? Ei ütle. Hakkame arvama, kes teile arvama? Mis see võis olla? Nuga. Püss. Püssi veel jalestab. Kui sul on liip? Liip oli seal lähedal, jah. Siis oli see mingi rohi. Ütleme, et see oli niisugune roheline herrepa. Aga sa anti seda tagasi pärast või? Jaa. Tõsiselt? Nad ei saanud aru, see ütles. Jah. Nad arvasid, et see on piivuluba. Ei, nad ei arvanud üldse mitte midagi. Ma peedistasin nad nii ära. Selge. Just midagi muud ma hoian teile pöiatit ja kõike paremini läheks. Närvi sa oled ka natuke innu aeg. Natukene ikka, jah. See on ikka... Tema jaoks nagu jah, et alati, mida Ingridiga peab kokku saama, siis ta muutub teistsuguseks. Parem, et ei tule täna. Mina isegi ei tule, jah. Ingridile hästi läheks. Sa võid seista seal õues ukse eest ja kohtumaja eest ja mööda kõnnist. Kui see on nagu kinnine istung, siis tõesti meil pole seal midagi teha. Ei, aga te võite kõik väljas. Ei, aga me saame kohtumaja sisse minna. Me saame seal ukse taga istuda ja muuseas, kus oleks naljakas on see, miks veel naljakas oli, et kohtuistung kinnine, kuna kõik oli koridori kuulda. Kohtunik lõugas täiesti nagu ratta peal. Kes lõugas? Kohtunik. Ja siis lõugas vahepeal Ingrid nagu ratta peal. Absoluutselt õhtul ajakirjanikud istuvad minu kõrval palju. Naerame kõveras, et kõik on kuulda koridori. Et mis mõte on see, et istub on kinnine ja täiesti kõik on kuulda. See on taotluslik ongi. Aga võib-olla Inna tegi seda meelega, et aga siis see nagu häält tõstma, siis nad eesed pidid ka häält tõstma. Uks oli praakil, jah. Sina vist jätsidki? Ma ei mäleta, mina vist uksest ei käinud või käisin. Või keegi jättis vist. Igal juhul ajakirjanikud kuulsid kõik ära, et see oli nagu väga naljakas. Ja pärast nad kirja panid ka selle, ei nad ei saa panna tegelikult. Ei nad kirja ei pannud, aga nad kirjutasid, et kõik oli kuulda, seda ei kuulda. Seda ma mäletan. Millal, kas teil sellist kaasust ei ole justis nagu huumori lehekülg? Huumori lehekülg? Huumor on siin. Mitu lehekülg? Huumor. Võiks teha ühe tõsise lehekülg. No, mis... Veiko Märga võiks seda toimetada. Tõsise lehekülg. Ma ikka võtaks siis, kui ei saa, aga ei, ta on nuiama jah. Kõik ettepanekud on alati terved. Kui ma siia täna tulin, eks ole töövestusme teiega. Ma teeb juba arvasin, et... Tee proovi töö.
joonistaja, kirjutaja. ta juba joonistas. sa oled mõtteid ka. proovi on hea. et siis on jah.